Tere, tere! Olen Triinu ja tulen korra siia laivil. Ja täna mul on siin esimene teema, millest ma soovin rääkida. On see pool, et kas sina oled rahul oma tööga? Kas sina oled rahul oma tööga? Et kui sa tuled siin mind vaatama või enne või pärast, siis sa võid siia mulle kirjutada. Ja kui sa vaatad mind YouTube'is, siis sa võid samamoodi mind pärast üles otsida või tulla siia gruppi, kust iganes sa vaatad. Et ma lihtsalt küsin, kas sina oled rahul oma tööga? Kas sina oled rahul oma tööga? Mina ei olnud rahul oma tööga. Mina olin see hing, kes ei olnud rahul oma tööga. Ja ma ei saanud aru, miks. Täna ma tean seda, miks. Ja sellest ma tahangi sulle rääkida. Sest et iga kord, kui mina tööle läksin, jõudsin ma tegelikult enamus kordadel kiirabiga EMO-sse. Ma jõudsin EMO-sse. Sellepärast, et mul oli pulss väga kiire, stress oli väga suur ja ma ei olnud võimeline enam tööle minema. Ja see juhtuski. See juhtus siis juba nüüd tänaseks 10 aastat tagasi, kui ma ei jõudnud tööle minna. Ja mina aru ei saanud, mis jama see on. Mul on ju vaja ellu jääda. Mul on ju vaja tööd teha, aga ma ei jõua tööle. Ja see pani mind hästi tugevalt endasse vaatama ja hakata vaatama, mis toimub minu sees. Miks mul on mega suur rahulolematus tööga? Ja ma leidsin muidugi kõik need vastused ja täna ma võingi öelda, et väga paljud intuitiivsed, väga andekad inimesed on selles kohas, kus nende potentsiaal, nad on vales kohas ja nad ei rakenda oma potentsiaali. Nad on selles kohas, kus nad teevad seda, mida nad oskavad, aga nende potentsiaal on hoopis teises valdkonnas. Neil on selles mõttes, nad näevad elu suuremalt, nad tajuvad rohkem, nende tajud on niivõrd võimsad, aga nad ei ole enda annetest üldse teadlikud. Aga neid inimesi tunneb ära sellega, et neil on rahulolematus oma tööga. Ja see rahulolematus oma tööga viib tegelikult väga suurte stressi, väga suurte. Ja see on energeetiline lõks, kus inimesed ei näegi reaalselt, mis veel on võimalik. Nad ei näe seda oma andeid, nad on selles kohas. Sest see rahulolematus, sinu keha stress võib olla nii kõrge, et sul on vererõhk, südame pekslemine, sul on hingeldamine, sul on unehäired, sul on kõhulahtisus, sul on seljavalud, sul on higistamine, sul on depressioon, sul on raevuhood, sul on tujukus, sul on ärevus, sul on kõik asjad. Kõik asjad. Kas te kujutate ette? Kõik asjad ja ainult selle töö pärast. Aga tegelikult on see parim asi, kui sa täna oled rahulolematus oma tööga. Sest siis sa saad hakata vaatama edasi, mis on sinu sees. Ma võtsin ühe raamatu, et kes siis tegelikult võib-olla tegelevad endaga, siis sinu keha räägib. Et kui ma siis seal voodis olin, ma ei saanud ju kuhugi minna. Ja iga kord, kui ma tööle läksin, olin EMO-s. EMO-s saadeti koju või siis olin pikali maas või oli EMO siin. Ühesõnaga, neid kohtasid on nii palju olnud ja selle taga on ainult olnud selles mõttes väga suur surve, et ma pean tegema seda tööd, mida ma oskan.
ja ma ei näe seda kohta, kes ma päriselt olen, miks ma siin olen, ja see ongi see koht, mis on vaja lahti häkkida inimestel, need, kes seda soovivad. Ja siin selles raamatus, kui ma siis juba hakkasin seda lugema, hakkasin aru saama, ehk siis ma loen selle siin ette, et äkki see aitab järgmisi inimesi ka. Mitte nii, et need inimesed peaksid olema kuskil EMO-s ja kuskil kiirabis, aga nad saavad aru, millest minul tuli ka aru saada läbi teekonna, aga võib-olla on siin, kes tahavad samamoodi aru saada. Ehk siis siin see kirjanik nagu räägib, et ühes tervise, hariduse ja heaolu ameti siis Department of Health, Education of Welfare läbi viidud uurimistöös näitas, et rahulolematus tööga on üks peamisi südamehaiguste ettekuulutajaid. Ja siis tegi uurimuse Dr. James Muller Harvardi meditsiinikoolist ja tõi esile, et mitte ainult südameatakid, vaid ka ajurabandused esinevad tavaliselt kella 8 ja 9 vahel hommikul, kuna Dr. Paul Luumer leidis, et ootamatult surnud inimeste surma kellaaegu uurides, et kella 9 ajal hommikul olid surnud 2 korda rohkem inimesi kui näiteks kella 5 ajal pärastlõunal. Ja siit ta tegi järelduse, et tööga rahulolematuse tagajärjeks oli see teema. Ehk siis alahinnata tööga rahulolema füüsiliste probleemide seos. Stressi tõttu läheb igal aastal kaduma miljoneid tööpäevi. Ehk siis, et me inimestena oleme selles tervise stressis hästi tugevamalt siis, kui meile ei sobi meie töö. Kui meile ei sobi meie töö, siis me oleme selles kohas. Ja inimesed tegelikult kannatavad väga tugevalt stressi all ja see ei ole ainult tööga, see on ka tavaliselt suhetes, see on nagu, sest inimestel tekivad elus hästi palju nagu segadusi ja nende lahendamine ongi siis see pool, kuidas inimesed seda stressi oskavad siis juhtida. Enamalt jaolt ongi see pool, et mina vanasti siis naeratasin kõigile ja muudkui aga lubasin, et ma teen kõik ära. Lõppkokkuvõttes ma ei jõudnud midagi teha, sellepärast et ma olin kuhjanud ennast kõikide üleliigsete nagu kohustustega ja tegevustega ja nii kaua, kui ma siis ehk siis see väga suur nagu stress minu sees, rahulolematus iseendaga, lubamine tekitasid mulle selle olukorra. Nii et kui sina oled siin grupis ja otsid täpselt samamoodi seda kohta, sest väga edukad, andekad inimesed on täna vales kohas, sest neil on nii palju andeid, aga nad ei tea nendest mitte midagi, siis ma hakkan tegema töö versus kutsumus. Töö versus kutsumus, et näidata seal inimestele seda uut teed, seda teed, mida mina käin. Ja just sellepärast, et olla tasakaalus, teha seda, mis mulle meeldib, mis paneb mu hinge särama ja oleksin oma elurütmis. Sellepärast, et üks ongi see koht, et kui inimesed on nagu selles, ei ole nagu oma loomulikus elurütmis, siis see on täpselt samamoodi, kus inimesed põlevad läbi. Täpselt samamoodi. Et olla oma elurütmis, luua ise oma elu on täna kõige olulisem. Kõige olulisem. Nii et panen siia info, kes siis tunnevad kutset, siis hakkame tegelema
29. aprill just selle sama kohaga, kui sa tunned töö suhtes stressi või sa oled nagu rahulolematu oma töö osas, et siis liikuda edasi teise kohta, et sinu teadlikkust arendada. Nii, aga mõnusat päeva kõigile. Tšau ka!